Juro läheb esimest korda vist merre ujuma. Ja tuleb. It's shopping day! Aga näitame ka, mis me ostnud oleme. Ma näitan kõige tähtsamat asja üldse. Ühesõnaga, meie airekesel on üks kott ääreni täis, nüüd tuleb teine kott kohe. Aga meil on Jurole terve hunnik asju, kommi ja värki. Aga mulle meeldib kõige rohkem see meie toonad suussipsik vee peale kotamiseks. Sest ilmad on juba väga ilusaks läinud ja temperatuurid tõusevad ja isegi mina olen eile 2-3 tunniga ennast ära põletanud. Ja siis mees ostis endale väiksed jalanud. Valged. Tegelikult ma leidsin veel ühe ilusa poe, kus tegelikult müüdi väga-väga ilusad Sketchersid. Ma arvan, et ühel hetkel ma niilin ära need selle pärast. Me olime natuke koorneid vist. Mina pidurdasin praegu. Siin maksid 80 €. 80 €, aga ilusad olid. Ma näitan naistele äkki meeldib seda vaadata. Bling ikka on ja 8 €. Me leidsime nii laheda poesid Puerto de Macedonis. Näita seda poodi, äkki keegi tuleb, siis sealt tahab ka shoppama tulla. Ja tegelikult on ka see, et siin müüakse väga head kvaliteetset linast riietust. Ja kui sa nüüd vaatad seal ja tahaksid hakata riideäri tegema, siis võtta ühendust, et arvatavasti me suudame kokku leppida. Et hakkame tarnima väga häid ja soodsa hinnaga kvaliteetseid riideid, nii et business plan. Loodan, et see on hea, siin on hästi populaarsed need lõhnad ja siis paned pulgad sisse, vaata, ma tahaks sinna koridori, koer magab seal kogu aeg, kuigi ta ei haise, aga nii mõnus on, kui tuled sisse, ei ole jalanõud ja lõhna koridoris, vaata, siis paned selle on ju. Ühesõnaga, viinapoed on siin ikka täiesti hullumeelsed, sa võidki jääda shoppama. Aga kui sa siin elad, siis iga päev ei jaksa shoppata ka, on ju. Et näiteks mis kõik ostavad, kui käivad dušikeelid 1,50 terve liiter. Mul sai lihtsalt otsa see, sellepärast ma ostsin. Ja sul oli vaja osta? Mul oli täiesti vajaduspõhised ostud. Ma näitan Jurra seda naljakat asja. Jurrale meeldib närida igast asja, ma ostsin talle krokodilli. Selle saab täiesti ära süüa. Ja siis väiksele koerale väikest konti ka. Ühesõnaga, me lähme nüüd vaatame edasi shoppama, sest me isegi polegi siin käinud niimoodi shopping tuuril, nii et päris äge ka uudistada, mis siin pakutakse. On ju? Jaa. Oleme siis tulnud avastama jälle uuemat piirkonda, tegelikult me elasime siin samas ligidal, Isla Plana, et väga äge koht, sellised mõnusad väikse saarekene, seal on mingi linnupesa. Kuule, aga seal käisid või? Seal? Kirikus ei ole käinud selles mõttes, et ma olen oma patud ikka nii andeks saanud, et kõige suurem andestaja minu naine, kes on teisel pool ekraani. Aga selline huvitav koht, et väga ilus. Täna on meil selline, mitte just nagu päike kütaks, aga mõnus selline soe. 24-5 kraadi on sooja. Ja siis me siin naudime. Kui te tahate ka sellises piirkonnas elama tulla, siis teid aitab väga tugev spetsialist. Kuule, aga tegelikult on ikkagi üliäge. See koht on ikka,
ma ei teagi, siin ei ole nagu mitte midagi, mis siin ei meeldi. Just see ranna äär ja kõik need asjad, see rannapromenad ja pluss, et siin on nii vaikne nagu. Kindlasti suvel on siin nagu natuke rohkem inimesi, meil on aprill. Ehk siis tegelikult see hooaeg hakkab pihta. Ma näitan seda alumist randa ka, siis on näha, palju seal inimesi praegu on. Siin on selliseid nagu kivisemaid kohti ja siis on selliseid liivasemaid kohti, et sinna taha tuleb nüüd rannakohvik. Seal saab toolid laenutada, aga sa saad siin nagu täiesti privaatselt ka olla. Et jah, posti taha saab ka peitu minna. Ja no ma ei tea, kell on praegu mingi 2 päeval ja pole inimesi nagu. Kas nad magavad kõik või? No, jah, Sestal, jah? Aga noh, turistid ei maga, on ju, et kas või magavad, ma ei tea. Igastahes siin on rahulik ja mõnus ja samas on nagu kõik olemas. Jagad jälle mingeid asju ja. Teid pidavad. Aga osad sõnad nagu, mis on hispaania keelt, on nagu Mehhiko hispaania keelt teistsugused. Lõpud on teised. Ja. Põhimõtteliselt see kõik aru. Põhimõtteliselt muidugi. Ja üldse, et hispaanlased räägivad kuidagi susimalt, et see ei ole nagu neile meeldi. Kortele meeldib siin. Palun väga. Oi. Ja, just. Lastegi nii ja tulla. Ja kutsu ka. Jah. Ja kutsu on ka seal midagi. Jah. Kuule, vaata, mis me leidsime. Naaber viskab ilusad päevitustoolid ära. Ütles, et need on mustad. Sul hakkas telefon tööle ja? Hea telefon töötab. Me näitame, kuidas me teeme vanast uue. Meil on tänane päev siis sellise, et mina käisin Haapsalus juuksuris ja tagasi tulles läksin autot pesema ja siis poole pesu pealt läks kampasolis kõik vool ära. Jah, nüüd me tegutseme, sest meil pole elektrit. Ja me teeme vanadest toolidest uued. Minul ei ole telefon. Miks meil on telefon? Head vaatajad, meil juhtus ka see, et kui elekter läks ära, läks ka kogu internetimastid, nii et loodan, et varsti tuleb tagasi. Aga siin on töömesilased. Palju on neile? Jah, varsti näitame, kui ilusad uued toolid meil on. On siis esmaspäeva õhtu ja kõige huvitav on see, et me oleme täna siis põhimõtteliselt kella 12 saati ilma vooluta ja kell on juba päris palju, nii et hakkame muretsema, mis saama hakkab. Õnneks meil vesi on olemas, kõik ennast töötab ja meil juhtus see, et meil üks tore naabrimees kõndis mööda oma koertega ja siis Brita ja Aire tegid taga pestlust ja nende uudiste järgi on see, et on toimunud siis suur küberrünnak. Itaalia, Šveits, Hispaania ja veel mingi riik. Ja. Kõik on elektrita ja lennud juba hilinevad. Nii et kas see nagu tõsi on, seda me veel ei tea, sellepärast meil puudub isegi telefoniside. Kõik mastid on maas. Ja, aga tead, mis me teeme nüüd? Me läheme küla peale hängima, vaatame, mis küla peal toimub. Et meil on B-sektor, kus on poed, tanklad, asjad, kõik. Et siis läheme vaatame, et kas me midagi näeme või näed, sest tänane liiklus on nagu siin väga tihe meil Kampasolis. Siis meil on huvitav see ka, et Airele läheb homme lennuk Eestisse, siis vaatame, kas läheb või ei lähe. Et saab huvitavam olema. Joo, me lähme chillima, võtame tšurro ka kaasa. Näete, meil on kell 8:30 ja ikka me oleme pimeduses. Pime on väljas, vaadake, täiesti pime. Meil ei ole mitte mingisugust kommunikatsiooni. Meil on mingid akupangad, meil on cerveza, siis ma panin laadima
päikese jõul väiksed tulekesed, mis on igaks juhuks varutud, meile pandud kõrvale. Siis on meil üks kisakõri seal, kes naudib praegu õhtu päikest. Ja Angry Birds! ja ma tegin endale kulmud. Need kuluvad ära, ärge pange pahaks. Aga me käisime just Kampaselu B-sektoris baaris. Kes jõi õlut, kes jõi siidrit ja rahvas möllab, joob, elektrit pole, kõik makstakse sularahas. Aga õllekraanid voolavad. Ma ei tea, kas seda rääkisid juba, et mida siin kahtlustatakse või? No ma korraks mainisin, et naabrimees arvab, et on mingi küberrünnak toimunud. Küberrünnak Itaalia, Šveits, Hispaania. Aga see on kuulu jutt pidi olema. Nii et ma ei tea. Ja siis on meil tulemas ka Aire, kes on seal kaugel taustas, kellel on tõsine probleem sellega, et ta peab homme Eestisse lendama ja probleem on see, et me sõidame homme Alicantesse ja saame teada, kas ta saab üldse lennuki peale. Ja kui ei saa, siis pole hullu, sellepärast, et meil on meie maja ja siis meil on veel 2 maja võtmed, kus me saame elada kordamööda igal pool. Jah, et meil on siin vähemalt baarilett. Meil on siin alkoholi igasugust, me ei propageeri alkoholi joomist, siis on meil ka Frank Sinatra mingisugune raamat. Piibel on ka ingliskeelne. Piibel ka? Jaa. Et meil on nagu jah, selline huvitav. Kõik hästi nagu, lihtsalt me oleme olukorras, et me praegu mõtleme, et huvitav, kui see päriselt on nagu mingi riikide vaheline küber, mingi jama on ja et kas Eestis on juba Delfis uudis ka, et meil on nii või? Sest meil ei ole telefonilevi, meil ei ole elektrit. Aga teate, mis meil on? Kui Eestis ei ole elektrit, siis vetsupotid ei tööta. Aga meil töötavad, nii et me saame vetsus käia ja meil on bassein. Me saame seal pesta ennast või voolika õues töötab. Nii et vesi meil on olemas. Joogivesi on ka. Ja ma arvan, et kui see Sipsiku, meie lugu läheb üles, siis on kindlasti tagasi. No jah. Päeva jooksul on toimunud liiklust korralikult siin, et kõik terve see Kampasel on täna õhtul vist pime. Ja, aga tead, mis on äge või? Et kui me sõitsime Kampasolist läbi, siis kõik inimesed istuvad terrassil ja jõuavad veini. Siuke tunne, kus nad enne olid toas jõid vist veini. Need on kõik õues, sest meil on valgus veel. Ei no kõike sotsialiseeruvad. Meil on küünlad ka olemas, need pimedaks me ei jää. Ja meil on õues need päiksepatareiga lambid ka. No meil on ühed ka siin, mis tuppa lähevad varsti. Ja. Nii et meil on kõik asjad olemas. Nii et kui video üles läheb ja te seda vaatate, siis... Me oleme tagasi online'is. Järgmises klipis me oleme äkki online'is. Ja kell on kohe samas 11 ja nagu näete, siis me ikka oleme täielikus pimeduses. Jumal tänatud, et meil on päikese energia siin. Ja nüüd on aeg pissiringile minna. Et jah, täna on esimene huvitav päev, kus me mõtleme, et mis toimub. Ja vaatame, mis meil homme toimub, sest me lähme homme lennujaama. Et kas me saame Aira lennuki peale või tuleme tagasi ja vaatame edasi, mis saab. Aga ärme muretse, et me ei tea, mis saab. Jah, et võimalik vaid Hispaanias. Väiksed valguslambikesed patareidega ja nüüd algab meil... Vaatame, kuidas me rihmasõidu saame. Nii me toimetame päevas 4 korda, sest me käime Tšurroga pissiringid 4 korda päevas. Tšurrol on oma aed ja tema ei taha aeda pissida. Ja siis me... Nii, nüüd on kommisöömine. Nii. Ja, nii vaatame. Traksid. Opsti ja järgmised kommid. Nii. Nii, tubli piss. Ja, kõik. Rihma. Ja, kõik on hästi. Opsti. Võtta. Ei ole rohkem kommi. Ei ole. Kuule. Ja aeg minna pissile. Ja, lähme. Käib jalutuskäik Kampasaali tänavatel. Jee! Nagu näete, kõik on pime. Meid on tabanud tõeline terror ja takt. Ära tee nalja.
see võib tõsi olla ju. Ja tõesti võib olla tõsi. Meil ei ole 10 tundi elektrit ja telefonilevi. Ema, ära muretse, minuga on kõik hästi. Jaa. Me toidame ennast päikeseenergiaga ja kütusega, mis õnneks on Sipsikul veel olemas. Aga homme algab see päev, kus me hakkame mõtlema selle peale, et varuda kütust endale. Ja Näljas me ei ole, paljas me ei ole. Juu on. Süüa on. Ja konni on. Homme on jälle päike soe. Seinis on vesi ka. Aga kõige olulisem on see, et vett vaata. Kui vett ei ole, siis tekkis. Nii tore. Ja me kodus tagasi. Ja kui me hommikul üles ärkame, siis on üllatus. See homme toob. Minu jaoks on see nagu väga seikles. Täiega äge. Tahaks koju saada. Siia, tule, hopsi siia, tule. Koosolek ei ole lõppenud. Ja. Me arutame praegu väga tähtsat küsimust. Tule siia. Tule siia. Tule tagasi. Nii siia. Näitame siis oma vaatajatele ka seda, et meil on vool tagasi. Nii, perekoosolek. Nii. Ja koosoleku põhiküsimus on see, et öösiti aukumine ei ole lubatud ja hommikul ei aja pererahvast üles varem kui kell 7. Kell 7 on okei. Ja, nii. Ja, kas te soovite kohvilooksu? Okei, enam ei soovi. Nii, oot, meil ei ole koosolek veel läbi. Ja siis, kui meie teeme arvutis tööd, siis Turo tegeleb enda asjadega. Sul on väga palju asju, millega sa võid tegeleda. Mis punktid on veel puudutamata? Nii, naabri koera peale ei pea ka karjuma. Ja inimeste peale ei pea ka karjuma. Ja tuppa ei pissi, mida sa ei teegi, see punkt on maas ammu juba. Nii, mis punkt on meil? Kas te soovite ka sõna võtta? Halloo, Armes, kas teil on midagi kommenteerida enda õigustuseks? Või kõik on selge? Okei, võite minna, koosolek on lõppenud, protokoll on tehtud. Tšau, ja mine vaata seal naabripoiss. Sipsik tutvus lennujaamas oma sugulasega. Apapa. Ja see lähevad järgmised. Üks läheb tagasi Eestisse. Siis on meil lillelapsel, kes läheb oma uute pükstega. Ja taaskord oli Kante lennujaamas. Lähme. Aga kui sa tuled siit välja, läheb turblab, siis tuleb turba kontrollimine, ma ei tea, mis see on. Boarding gate. Ja, oota. Teeme check-in'i ära ja. Meie ei pea minema lennuki peale. Ja seal on eestlasi veel, Väire saab rääkida. Saab jah? Aga vaata, boarding gate siis peab tagasi. Noh, tekib musikaalid ära. Septembris kohtume. Ja aitäh teile vastuvõtu eest suurepärase. Toipi sees. Jaa. Nõusipesin ka hea meele. Jaa, nüüd on kõik kehvasti jälle. Nüüd pane kinni ära. Oleme India restoranis. Vaata, kas aurab. Ja toidud maksavad mingi 3-4 euri. Vahe tuleb pikka masalaga. Hakkame sööma. Ja churro on ka seal.
Näh, mis see on siis nüüd? See on kuuplakat. After dark. No. Üliäge. Ja Nii ilus. 15 eurot. No, töö käib. Head vaatajad, meil on paanika. Kilo jahu. Tahaks võid vähem tannast võtta siis ja siis jahu panna juurde. Kilo jahu. Tere hommikust, vaatajad, meil on paanika. Jaa, sellepärast, et nad valetasid mulle ja nüüd mul on kõik valesti. Ja kui sa nüüd välja ei kuule... Mina panen 2 klaasi vedelikku ja siis panen kilo jahu. Spetsialist räägib Eestist. Vaadake seda! Ma hakkan saia tegema. Hooli mooli. Mina arvasin hommikul, et mul ei lähe tainas kerkima. Aga kõige parem uudis on see, et täna on siis 2. mai ja kuna meil siin Hispaanias oli blackout elektriga, siis tuli uudis, et täna siis 8 tundi on kogu Hispaanias elekter tasuta. Nii et ma hakkangi kohe basseini puhastama ja bassein töötab täna piisavalt kaua. Aga meil hakkab keegi siin tegema kaneelisaiu. Et täna tulevad ka meil külalised Eestist, kes tuuritavad siin Hispaanias ringi, et Rainis koos elukaaslasega tulevad siis meil külla. Eks me siis vaatame ka, et kui nad tulevad. Jah, ülinaist. Istume oma koduterassi peal ja ootame eestlasi. Ja nüüd ootame edasi. Tund aega on möödas ja ikka ootame, kust nad on. Ikka istume ja ootame. Tere õhtust meile! Tere õhtust meile! Tere õhtust meile! Jälle teile siin! Ja meile siin, me ootame siin külalisi. Kõhud on nii tühjad, tahaks grillima hakata juba ja üks peab tööle minema 3 tunni pärast. Ei tea, kas täna peole ka saab? No, meil on aega nii palju, et küll sa saad. Vaata, mis see teeb. Jah, lebotab seal. Ja sealt tulevad külalised Eestist. Rainis ja tema naine on siis avastamas Hispaaniat ja nüüd kenasti siis viibivad meie juures mõned päevad. No, vaatame nüüd. Tulevad. Ja lehvitame muidugi, laseme signaali ja jõudsid kenasti. Hola! Kes tuli, Tšura? Tšura, kes tuli? Võtti on sinuga see? Jaa. Bienvenidos! Turistid saabusidki. Tere! Mingit avaarisid autos sitaks. Kas me laseme nad sisse ka ikka või? Ma ei tea, meil on kuri koer, julgeti tulla või? Koeral on pasteeti. Pasteeti või? Kuule.
tere hommikust, on mänguaeg. On jah, nagu ma pidin kõik laiali keerama, et nagu, mis ta noh. Ja et vaatajad siis ei arvaks, et me oleme tuhandetes eurodes mänguasjade peale raha kulutanud. Ei ole ju. Siis need mänguasjad me leidsime kõik siit majast. Me vist ei olegi mitte midagi ostnud peale mõne kondikese, mis siin on. Ja siis kui midagi katki läheb, see peab ära visata. Ta ise ka ei tea, mida tahab. Aga väiksed lapsed ei teagi, ta peab valima. Oluline pupu on olemas. Jaa, see on meie pupu alguses peale. Nagu, mis sa tahad? Sa ise ka mis tahad? Ei tea, tal on nii palju asju. Tšura, mis su lemmikmänguasi on? Mis su lemmikmänguasi on? Tšura, vali kollane pall. Kus on kollane pall? Näita, kus on kollane pall. Milline on kollane pall? Milline on kollane pall? Ai, see on sinine. Koeradest ei tea värve. Ta ei tea ju. Tšura, kus on kollane pall? See on kollane. See on tibu. Mis see on? Tibu. Joo. Tibu valisid. No võt, nüüd. Paps mängib üksi sul seal, jah? Jah, vaata, see on hunnikud. Konti seal. Ise ka ei tea, mida tahab.